triibud linna. Et see elu on selline naljakas, et meil kõigil on vaja aseainet. Kellele triipu, kellele alkoholi, kellele internetti, kellele seksuaalhälbeid. Ühesõnaga, materiaalne maailm ja lehvik pakub meile hästi palju erinevaid siis selliseid variante, mis meile justkui pakuvad nagu rõõmu ja õnne. Ja pärast me küll saame aru, et see on lihtsalt tuli avansipäev, et pärast on veel hullem ja see musta sügavat auku siin ei täida ära. Noh, kõik nagu teavad seda, et ütleme, et see on umbes sama, et ma ei tea, võtame Ameerika või Venemaa või Eesti, et need suured riigid nagu on hästi suured nagu avalikul platsil, nagu keegi ütles ka, et tuttavad mehed omavahel lähevad tülli ja siis võõrad noored saavad kahurilihaks, eks ju, nagu see sõjavärk. Et suured maailm vaatad ka, Ameerika teeb korda nagu seda maailma, Venemaa ka, eks ju, kõik need poliitikud, lihtne inimene ammu teab juba, et lihtsalt poliitilised mängud, majanduslikud mängud, eks ju, sama seltskond. Et vaatad oma nagu koduhoovi, võtame Ameerika, eks ju, mitu inimest saab iga päev surma, lihtsalt see, et neil on relvaluba, narkootikumid, palju inimesi läheb kaduma ja lapsi iga päev. Siis maailma mingi küsitlus oli ka statistika, et 200 riiki vist küsiti, et kas inimesed on eluga rahul, kuskil Ameerika USA oli mingi 120. kohal, inimesed ei ole eluga üldse rahul. Ühesõnaga, see neile täielik crap on, aga siis see pereisa käib igal pool aitab ja see tore inimene oma pere nagu nälgib. Need suured maad ongi nii, et endal on selline segadus, inimesed, eks ju, antidepressantide peal loodus rikutud, õnnetud, aga avalikul tandril, eks ju, ülikonnas nad nagu räägivad, meil on vaja nagu neid asju teha, et nagu õnnelikumaks saada. Ühesõnaga, see kõik nii odav, nii läbi näha selle 1% või selle 2% kaupmeeste kontrollitud pull, et siin isegi nagu seda, nagu kui sa räägid, sul tekib juba okse maitse, see on nagu nii vanakooli teema, aga nagu ikka räägid, eks ju. Aga me võime keerutada, eks ju, ma tein need näited, eks ju, igast koolitusi teha. Ongi nagu aseaine, nagu triip, Et need aseained on vaja, sest me oleme kehalises kontseptsioonis korraks on vaja lõdvestada, eks ju, me samastame ennast nii kehaga, isegi veedades öeldakse, et mingi meeleline nauding, ilma et sa teistele haiget teeks, eks ju, on lubatud, et see on nagu okei, eks ju, naudid seal toitu või loodust, et see on nagu hästi positiivne. Aga sa saad aru, et esiteks see on ajutine ja siis sul on kogemus, et need on nagu avansipäevad. Et nii kaua, kui sa nagu ei aktsepteeri, et loodus on elus ja seal taga on, eks ju, teadus ja teaduse taga on nagu algne isiksus, absoluutne isiksus. Ja kui sa nagu ei fikseeri ära, et sina oled igavene hing, temast lahutamata osake ja kogu elu ja elu mõtte point on, et temaga suhe taastada, et teadustada seda. See on meil olemas, see ei ole katki läinud. Aga kuna samastamise jõud on siis füüsilisel kehal, nendel välisluupidel selle maailm võtama tähelepanu ära ja peenkehal, eks ju, mõistus ka sinna spekuleerib. Et siis see põhiprobleem on nagu lahendamata. Ja kõik tahavad ehitada nagu Jumala riiki ilma Jumalata, ütleb nii kristlikus keeles. Et teeme, et kõik on õnnelikud, aga jäta Jumala välja. Ja siis sa vaatad ajaloost nagu, Jumal küll, ma ei tea, teadlased ja kõik ateistlikud teadlased, mis siis leiutavad hea asja ja pomm lendab ja kuidas siis kõik energiaallikad ja seda on ka juba nii palju, ma ei tea, ma ei jõua enam rääkida, et ammu on tehnika nii kaugel, et inimesed oleks kõik õnnelikud ja kõik jätkuks kõigile. Aga lihtsalt tavaline ahnus, kaupmeeste värk, see on ka kõik statistiliselt, ajaloolised, kõik sõjad, kõik on kunstlikud, see on ka juba nii vana läbi nämmutatud, aga vennad paned ikka edasi, loomulikult. Vaja nagu maailma parandada. Aga sisemiselt, mis meie saame teha, me saame seda teha, et kuna ikkagi kõik on lõppkokkuvõttes ikkagi kõige kõrgema kontrolli all. Isegi meil liibakastist lastakse segast panna, valikuvabaduse raames meil lubatud, eks ju, segast panna, kuna armastustesse sündida ja kui sa pöörad selja Jumalale või et loodus on elus sellele faktile, siis sa võid mängida karmariigis, see on küll kontrolli all kõik, karmariigis siis mängid need mänge, eks ju, süüdistades teisi ja samastades ennast rahvusega, vanusega, rikkusega, iluga, mõistuse, tarkusega, selliste mööduvate nähtustega, siis seal püüad nagu majandada ja siis lõppkokkuvõttes isegi kui sul korraks õnnestub olla illusioonis, et ma olen jõle õnnelik, et seda musta auku justkui ei ole, siis tuleb ikka teeme ja siis teeb ikka musta augu sulle, eks. Tuleb surm ja võtab sul kõik ära.
ka selline vana idamaa filosoofia jutt, et noh, mis on ajutine ja mis on igavene ja aga noh, naljakas on see, et meil on ikkagi see nagu see jonn, et me üritame nagu siia ennast sisse sättida läbi erinevate filosoofide, isegi religioonide, jumalaga business'id teha, eks ju, mina sulle nii. Ma tahan nagu siin, noh, kuna sa samastad, see on nagu normaalne, kas on hiir, sääsk, inimene, kõik, kes on kehalises kontseptsioonis, nad samastavad, võitlevad olevuse võitluseks, tahavad õnnelikult oma selle noh, kehalise naudingu tüki kätte saada, seda kas või korrakski, eks ju. On see klassikaline pilt ka, et vend ripuvad, all on krokodill ja oks on kohe katki ja üleval on lõvi ja ma ei mäleta, mis seal oli kõik, eks ju, nagu meie oleme, noh, me ei saa sellest pildist aru, me ei ole teadvustanud seda pilti. Et seda sisemist musta auku täidab ainult see, et sinu isiksus ja Jumala isiksus ja meie vaheline igavene armastuslik loomulik suhe ja seisund. Ülejäänud kõik, mis seda ei toeta, vaimsed õpetajad, filosoofia, koolkonnad, kui see ei toeta seda fakti nagu, siis on raudne kaotus, raudne illusioon või siis noh, nagu me oleme kõik siis kehalises kontseptsioonis, no vähemalt korrakski, mis siis homme tulgu veeuputus, praegu paneme triibud linna ja linna.